Tere päevast! Siin Brüsseli päevik Yana Toomiga. Esimene pärast suvepuhkust. Sel aastal ei lasknud rahvusvaheline olukord Brüsselil eriti lõõgastuda, et Trump, Putin ega Xi Jinping suvel ei puhanud. Ka Ursula von der Leyen on üliaktiivne olnud, sealhulgas külastas nädal tagasi Eestit. Kiitis meid selle eest, et oleme NATO riikide seas esikohal kaitsekulutuste osas suhtena SKP-sse. Lisaks saime teada, et Eesti kavatseb Euroopa Liidu fondidest laenata üle 3,5 miljardi eurot, just nende samade kaitsekulutuste katteks. Kuid paar päeva hiljem, nagu välk selgest taevast, ilmus Riigikontrolli skandaalne audit, mis paljastas Kaitseministeeriumi rahanduses, nagu nõukaajal öeldi, rida olulisi puudusi. Eelkõige 87 miljoni dollari suuruse ekskliku ettemaksu. Õnneks tagastas tarnija osa rahast, kuid 40 miljonit jättis endale tulevaste tehingute katteks. Teisisõnu, Eesti maksumaksjad andsid iseendale teadmata mingile välismaa onule intressivaba laenu 40 miljonit dollarit. Ja mõned veel küsivad, et miks on vaja makse tõsta, eks ju. Meie ametnikud hakkasid loomulikult pähe tuhka raputama, süüdistama teisi ja enda ägedelt õigustama. Kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk ütles, et vigade eest vastutab kogu kaitsevaldkond kollektiivselt. Kõik on süüdi, ehk mitte keegi konkreetselt. Päris mugav. Kuid ärge kahelge, kõik saab korda. Tsiteerin Kuuske. Kooliaasta alguse puhul ma võin võrrelda seda töövihikuga. Kõik need ülesanded tuleb seal ära teha ja kui ülesanded tulevad tagasi punase pastakaga parandatult, siis tuleb teha vigade parandus. Nii kujutavad meie ametnikud ette riigi juhtimist. Nemad on siis nagu koolilapsed ja 10 miljonit maksumaksja raha on nagu matemaatika ülesanne. Pole hullu midagi. Kaitseminister Hanno Pevkur otsustas hoopis, et parim kaitse on rünnak. Tema ütles, et 87 miljonit ettemaksuna tehti USA-le HIMARS-i süsteemide ostmiseks. Ja see justkui muudab kõike. Ehk siis me ei andnud intressivaba laenu mingile suvalisele onule, vaid hoopis selle Ameerika onu Sammile. Eesti on ju piisavalt rikas, et Ameerikale laenu anda. Piinlik. Probleem on selles, et kaitsekulutused ja Ameerika relvade hanked on muutunud Eesti jaoks pühaks lehmaks, kellel olevat lubatud rikkuda teiste jaoks kehtestatud reeglid. Ja kui saabub tõehetk, kannatab esmajoones Eesti maine. Ei tahaks tõmmata paralleele, aga vägisi tuleb meelde Slava Ukraini. Johanna-Maria Lehtme kohta oli algusest peale kahtlusi, aga naine ütles õigetelt tribüünidelt õigeid võlusõnu. Ukraina, sõda, abi ning kõik nagu pimestusid. Ja siis oli juba liiga hilja. Selle tulemusel on kahjustatud Eesti maine ja inimesed, kes varem annetasid raha, nüüd süsteemi ei usalda. Sest nagu vanasõna ütleb, tilk tõrva rikub meepoti. Meil on poliitikas ja selle ümber sellised tõrvatilga moodi meepoti rikkujaid päris palju. Ühelt poolt lõputud skandaalid. Kord teeb Jürgen Ligi järjekordse ülbe avalduse, et pole vaja alandada toiduainete maksumäära, sest Eesti inimesed on niigi paksud ja üldse lollid. Kord kirjutab Züleyxa Izmailova säravalt diplomentaliteedi kohta ja paljud teda toetavad. Kord suudab Kristina Kallas mõne tunni jooksul automaksu kiita ja siis seda ka kritiseerida. Teisel pool aga on statistika, mis peegeldab kasvavat vaesust. Eesti on taas inflatsiooniga esimesel kohal Euroopas. Tavainimesed varastavad üha sagedamini toiduaineid poodidest. Meil on Euroopa Liidus suurim noorte töötus. Iga 4. noor inimene ei leia tööd. Paras aeg laenata Euroopa Liidult 3,5 miljardit ja kasutada seda taas USA majanduse toetamiseks. Loodame, et seekord vähemalt mitte intressivaba laenuna. Püsige terved ja kohtume nädala pärast.